Tere sulle! Mõnusat kolmapäeva! Mina olen Mai, ma olen herbaatik ja joogaõpetaja ja minu vastas on Triin, kes on toitumisnõustaja. Tervist! Ja tänane teema on hästi-hästi põnev. Ärevus, depressioon, kõik selline, mis tegelikult ju sügisega natukene meil kõigil kaasneb. Aga mõnel juhul see läheb lihtsalt sügavamaks ja kliinilisemaks. Ja täna me just võtamegi luubi alla, kuidas me siis päriselt saame iseennast toetada läbi siis toitumise, liikumise ja taimede. Vaikselt tuleb inimesi juurde ka. Nii. Sa lased inimesi sisse, jah? Jaa. Väga meeldiv, väga meeldiv. Ja tegelikult ongi nii, et kui sul on vahepeal jooksvalt küsimusi, siis julgelt, siin on see chati funktsioon, sa võid sinna kirjutada. Võib-olla me kohe ei vasta, aga lõpus me kindlasti võtame selle aja ja vastame ka küsimustele. Jaa, kui me juhuslikult märkame, et küsimus on tulnud, siis me vastame. Me üritame kindlasti seda märgata. Aga ma tahaks kindlasti alustada täna hoopis teisest otsast, kui võib-olla tavaliselt. Ja ma tahaks rõhutada liikumise olulisust ja hingamise olulisust. Kuna ma ka alustasin sellest, et ma olen ka joogaõpetaja, siis joogal on tegelikult tõestatud läbi mitmete uuringute, kuidas ta päriselt ka leevendab stressi, ärevust ja depressiooni. Ja võib-olla tundub veider, et kuidas siis see võimalik on, et sa tuled ju sinna matile ja sa teed asendeid ja hingad. Aga tegelikult ongi siin see põhjus, et hästi mitmed asanad ehk siis joogaasendid on sedasi, näiteks allavaatav koer, kui sa oled kursis, et su pea on südamest allpool. Ja joogaasendite juurde käib ka selline sügav hingamine ja see sügav hingamine rahustab närvisüsteemi ja alandab ka vererõhku. Ehk siis kõik see kokku ongi see nii-öelda imetegur, mis siis võtab selle ärevuse maha, võtab depressiooni maha, aga loomulikult on siin see, et jällegi ei piisa ainult sellest, et ma tulen joogasaali, võib-olla korra nädalas, teen oma praktika ära ja siis lähen argirutiini tagasi. Et tegelikult jällegi mitu erinevat tahku, nagu toitumine ja kõik muu, mida sa igapäevaselt teed, mõjutab sind kindlasti. Ja võib-olla natukene ka siia juurde mõni näide elust, et ei tasu arvata, et inimestel ei ole ärevust tavaolukordades. Et kui me võtame näiteks minu või Triinu, siis kindlasti ära mõtle seda, et meil pole kunagi ärevust olnud. Et ärevusi on erinevaid liike nii-öelda. On see tugev ärevus, kus inimene hakkab higistama, tal tekib paanikahäire ja ta tõesti nagu halvatub või tekib selline halvatus, et tal on välist abi vaja. Aga teiselt on ka selline ärevus, mis võib tekkida näiteks stressi tagajärjel või näiteks mingites uutes olukordades, et sul on selline kõhus natuke pehme ja keerab ja sa nagu tead, et mingil hetkel see lõpeb, aga sul ikkagi on see ärevus. Et kuidas siis ennast nii-öelda maha rahustada ja hetke tuua, ka siin on jällegi toitumine ja taimed abiks. Ja serotoniin, mis on ka üks minu lemmikuid, ma arvan, et paljudele on teada, õnnehormoon, et kuidas siis toitumisega saada seda serotoniini? See toitumine, millest mina täna räägin, et see on ka nagu, ma teen ka väikse sissejuhatuse ennem, et üks osa on see toitumine, aga ma ütlen, et see on selline väike või mitte väike, see on selline paras osa sealt, aga selle ärevuse ja depressiooniga tegelemine on hoopis suurem ja laiem, et sellepärast seda Mailiisiga siin koos teemegi. Et see füüsiline liikumine ja toitumine ja siis see oma vaimsete teemadega tegelemine on hästi selline kompleksne üritus, sest et mul on endal olnud täiesti ärevushäire
diagnoositud perearsti poolt küll on ja mitte psühhiaatri, aga perearstid täidavad seda sellist paberit, et paned seal linnukesed taha ja siis arvutab numbrid kokku, et ahah, näed, ongi ärevushäire. Aga tõesti, et kui lugeda ärevushäire sümptomeid, siis minul on täiesti selline olnud peale teise lapse sündi, kui lapsed olid väiksed ja ma arvan, paljud emad võivad siin kaasa rääkida, et ma arvan, paljud on seda tundnud nii magamatusest kui kõigest siis tulenevalt. Aga toit mõjutab meie tujusid ja meie hingeelu kindlasti väga nagu tõsiselt, kui seda sealt poolt vaadata. Ja kõigepealt siis jah, see serotoniin, mis on siis selline neurohormoon ja närvivahendusaine, mis on selline siis nagu kõik teavad, kuulnud kindlasti on selle õnnehormoon, et kui mul on serotoniin, siis on tore olla ja hea ja mõnus ja chill ja rahulik on. Ja see serotoniin tekitab siis sellist konkreetselt head tuju ja rahulolu tunnet. Reguleerib seda söögiisu natuke ja tegeleb siis selliste emotsioonidega nagu see hirm ja rahutus ja närvilisus. Ja kui seda meil puudu on, siis inimene muutub kergemini ärrituvaks ja selliseks agressiivseks võib-olla ja depressiooni korral siis on seda mõõdetud ja siis on see serotoniini tase inimestel langenud. Ja siis seda serotoniini toodetakse siis ühest teisest sellisest tähtsast aminohappest nimega trüptofaan. Nii, see on nüüd juba keerulisem sõna. Aga seda trüptofaani siis kasutataksegi nagu sellise antidepressandi või unerohu või sellise rahustava vahendina. Aga meie siin täna räägime, kuidas seda looduslikult ikkagi paremini kätte saada. Ja seda on meil vaja nagu selle serotoniini tootmiseks. Nii. Ja seda serotoniini toodetakse igal pool kehas, seal soolestik toodab omale, aga aju peab omale seda ise tootma. Et niimoodi ei ole, et soolestik toodab ja siis saadetakse aju. Aju peab seda ise tootma. Ja siis ongi selline asi, et kuidas seda trüptofaani saada sinna aju, et seal siis saaks serotoniini toota. Et siin tekib nagu see keeruline hetk. Ja see ongi selle juures keeruline, et valgud natukene segavad selle trüptofaani liikumist aju. Nii, trüptofaan on ka siis see aminohappeks. Jube keeruline jutt on, ma vaatan, kas ma ise ikka hakkama saan. Ja siin on nüüd see asi, et kui me näiteks sööme palju valku, kus on ka teised aminohapped sees, siis see trüptofaan liigub lihtsalt nii aeglaselt, et teised lähevad kõik ees sinna ära ja see trüptofaan jääb nii kaugele maha, et ta ei jõua lihtsalt sinna aju. Ja sellepärast ongi see tänane selline läänelik toitumisviis, kus on palju piima ja liha, ütleme nii on ju, et igaks toidukorraks mingit valku ja siis piimatooteid palju ja siis see segab lihtsalt, kui ta on niimoodi ühele poole kreenis see toitumine, siis see segabki selle trüptofaani aju jõudmist, trüptofaani abil toodetakse serotoniini on ju. Ja sealt tekibki siis see, et meie tänane läänelik toitumisviis tekitab depressiooni. See ei ole ainus põhjus, on lihtsalt nüüd, kui me vaatame konkreetselt selle serotoniini ja trüptofaani siin vahelist seost on ju. Nii. Et miks võib seda õnnehormooni vähem olla? Ja siis ongi see, aga kui nüüd inimene on füüsiliselt aktiivne ja teeb trenni, et siit tuleb see seos välja, et miks see trenn teeb meile selliste parema tuju. Ongi see, et siis trenni käigus me teeme sellele trüptofaanile tee vabaks, sellepärast, et selle kehalise pingutusega siis lihased kasutavad kõigepealt ära need teised nii-öelda aminohapped ja muud toitained sealt teest ära kiiresti, aga trüptofaani nad ei kasuta ja trüptofaanil on tee vaba kiiresti aju minekuks.
ja tänu sellele tekibki siis tal võimalus suuremas koguses aiu pääseda ja toodetakse serotoniini. Et sellepärast on see füüsiline trenn hästi kasulik. Ja sellel ajal meil tekibki siis selline mõnus, tore, mõnus hea tunne peale trenni, eks ole, olete kõik ju seda kogenud. Nii. Teine asi, et kuidas veel seda trüptofaani aiu suunata siis, millest me siis serotoniini saame toota, ongi see, et süüa näiteks trüptofaani rikkaid toiduaineid tühja kõhuga hommikul, näiteks täisteravilja, quinoaad, amaranti. Need ei jää siis pikaks ajaks sinna makku seeduma ja kiirelt suunatakse edasi peensoolde. Ja magu on tühi enne söömist, ei ole seal teisi aminohappeid ees, kes seal hakkaksid ette ruttama ja takistama seda siis trüptofaani jõudmist aiu. Vot selline. Kust veel trüptofaani saab? Kas ainult täisteravili või? Ja selles mõttes, et päris palju erinevaid toiduaineid on. Ma mõtlesin, ma nüüd täna siin ette ei loe, et ootan, kui inimesed tulevad konsultatsioonile, siis hakkame seda paika panema. Aga siin on see, et mis ma tahtsin veel paar lauset öelda. Et lisaks on seal vaja veel teisi toitaineid tegelikult, et nagu C ja D vitamiin, B-grupi vitamiin, eriti B6 on vaja selle serotoniini tootmiseks, magneesium ja on vaja siis tarbida trüptofaani sisaldavaid toiduaineid ja arvestama sellega, et millal ta saab sealt liikuda. Aga tegelikult ongi see, et meil ei ole mõtet võtta mitte ühtegi üksikut selles mõttes toidulisandit, et me peame panema selle baastervisliku toitumise sinna alla. Ja kui me juba selle kaudu nagunii tõmbame, ütleme, selle 3 korda päevas söödava liha ja piimatoodete hulga väiksemaks, siis me juba parandame seda serotoniini tootmist. Ja lisaks, mis on veel blokeerivad ained, on kindlasti kohv lisaks piimatoodetele, sest see kofeiin, mis on kohvi sees, takistab siis teatava ensüümi tööd, mis aitab trüptofaanist serotoniini toota. Nii. Aga jällegi ikkagi kogu selle jutu nagu lõputuseks on see, et me peame panema selle baastoitumise sinna alla ja siis me saame hakata edasi vaatama, kas meil on mõnda toidulisandit sinna peale vaja, kas meil on reaalselt serotoniinist puudus, et kas me peaksime hakkama näiteks tekitama omale trüptofaani rikkaid vahepalasid või peaks ka konkreetselt sööma hommikul tühja kõhuga. Sest et selle ütleme ärevuse depressiooni osas on nii palju teisi mõjutajaid ka toitumises, et kui tavaliselt on see, et inimene juba saab ikkagi vähemalt teatud tasandil abi, kui ta paneb sellise baastoitumise omal paika, jätab mingid jamad välja. Et selline tervislik toitumine. Ja? Et üldiselt, kui sa ütlesid juba kohvi, et siis siin kohal oleks hea välja tuua ka šokolaad ja alkohol, et see ju ka tegelikult mõjutab tugevalt just ärevust ja depressiooni. Ja, kindlasti. Pärast ma mainin siin ka veel teiste teemade juures. Aga selline emotsionaalne ja stabiilsus ja depressiooni vähendamine, et kindlasti siis see serotoniin on seal selline asjalik aine, aga ikkagi kõigepealt paneme selle baastoitumise paika, et ta ei ole selline esimene asi, millele mõelda võib-olla. Aga kui me nüüd võtame siia juurde taimed, siis ütleme, kui sul on ärevus või sa tead kedagi, kellel on ärevus ja kui selleni välja, et täitsa on depressioon, kas selline kerge depressioon või mõõdukas, siis kõige parem taim juba 17. sajandist tuntud on trummipõrin, naistepuna. Ja miks on naistepuna nii lahe, ongi see, et Ravimiamet on ta päriselt kinnitanud ravimite listi, et naistepunal on päriselt tervendavad omadused. Muidugi siin tuleb nüüd meeles pidada seda, et kui me lähme antidepressandi juurde, käsi haarab selle, me võtame ta sisse, mõju tuleb paari tunniga, eks.
Naistepuna puhul kahjuks see nii kerge ei ole, et sul ikkagi läheb 3-4 nädalat järjepidevat tarbimist, et sa saaksid selle tulemuseks. Loomulikult, kui me räägime kergest ärevusest, ta rahustab sind kiiresti, aga kui me räägime juba depressioonist, mis on ju päris tugev meeleolu muutus, siis selle jaoks tuleb naistepuna pikemalt tarbida. Ja naistepuna puhul on tehtud... Kuidas? Et teed juua või? Tee on üks variant ja Naistepuna. Aga võib ka täiesti tinktuurina, kuigi tinktuuri puhul on nüüd see, et tinktuurid enamasti on alkoholi baasil, et siis see nagu läheb vastuollu natukene, et tinktuurina võib-olla siis kasutada õunaäädikat või võib ju ka teha vanni naistepunaga. Et sa lähed, panedki need kuivatatud naistepunad endale vannivette ja lähed mõnuled seal, et leida endale see viis või auruna või tossuna, et kuidas keegi eelistab. Ja mis ma tahtsin öelda oli see, et üks eriti tore uuring oli, kohe vaatan nimed igaks juhuks üle, et ma valesti ei ütle, Harrier ja Sommer, kes tegid sellise uuringu ja võtsid 105 keskmise depressiooniga inimest ja need siis manustasid 3 nädala jooksul 3-4 korda päevas naistepuna. Ja pärast seda perioodi 67% neist tundsid ennast väga hästi ja võisid öelda, et depressiooni pole. Muidugi ma ei saa nüüd kinnitada, et see mõne aja möödudes üks ole tagasi ei tulnud, see nüüd jällegi läheb kokku selle tervikuna, et kui sa mitte midagi muud ei muuda, siis ainult sellest ei piisa, et sa jood naistepuna teed näiteks. Sa pead ka liikuma, sa pead ka toitumist muutma, et see kõik on ikkagi tervik. Aga lihtsalt ma tahan väga rõhutada, et naistepuna tõesti meie kliimas on üks imetaim. Kui sul on võimalik seda suviti ise korjata, siis ta kasvab väga palju erinevatel aasadel, niitudel. Ta on ära tunda oma kollase õie poolest ja kollane ongi ta sellepärast, et ta ju tegelikult toob meile selle positiivse meeleolu. Kui me räägime energeetikast, siis ka meie päikesepõimik, meie 3. tšakra on kollane. Et see kõik viitab ainult sellele, et on tulnud, et meie energiataset tõsta. Ja tõesti siis... Naistepuna puhul on ka see, et sa võid teda juua terve päeva vältel, midagi sellest ei juhtu. Ainus, mida sa pead siin tähele panema, on see, et kui sa võtad mingid teisi ravimeid, siis tuleb ettevaatlik olla, sest seda ei ole uuritud, kuidas naistepuna reageerib teiste näiteks unerohtude või mis iganes muud tabletid on võib-olla depressiooni korral kasutuses. Vot nii. Naistepunaga ma siinkohal lõpetan. Ma räägin siis edasi. Mul on üks hästi see järgmine teema, millest ma olen ise hästi vaimustunud, on see veresuhkru tase ja vaimne tervis, kus on hästi palju otseseid seoseid. Et veresuhkru tase siis ja selline nii-öelda, selle jälgimine võiks olla absoluutselt iga inimese nii-öelda mõttes. Et kui me sööme kiireid süsivesikuid, mis on siis rafineeritud teraviljatooted, on ju saiad, koogid, pirukad, friikartulid, töödeldud toidud, kommid, jäätis on ju suhkrujoogid. Korraks vabandan. Et lapsed tulid korra ukse taha. Et veresuhkur tõuseb nii. Ja ta tõuseb natukene rohkem, kui meil on vaja, sellepärast, et need kiired süsivesikud annavad sellist kiiret glükoosi väga palju. Nii veresuhkur tõuseb hästi kõrgele. Ja siis peab hakkama pankreas tootma insuliini, mis on hormoon, mis hakkab siis seda suhkrut, seda glükoosi verest välja viima. Et veres ei oleks see tase niivõrd suur. Nii. Mingi osa sellest siis organism kasutab ära energia tootmiseks, aga kõik ülejäägist tehakse rasvarakud, siit on siis ka ülekaaluga seos. Sellest me nagu täna ei räägi. Ja siis, kui tuleb see kiire süsivesik sisse, veresuhkur läheb üles, siis ta läheb ka kiiresti alla. Nii, ja veresuhkru tase, kui me kujutame ette seda graafikut, hakkab käima üles-alla. Ja täna, kui me vaatame näiteks, et mida inimesed söövad, et hommikul on ju, mitte kõik inimesed on ju, räägime sükst võib-olla markantsematest menüüdest,
et hommikuks on ja croissant, siis tuleb lõunaks näiteks pastatoit. Pasta on üks hästi kõrge glükeemilise koormusega toit, mis viib veresuhkru ülesse. Tal ei ole nagu suhkrut sees, aga tal on sees seda nii-öelda kiiret süsivesikut, looduslikku suhkrut. Saiad leivad, siis võib-olla joob veel ühe kohvi peale suhkruga, võtab veel ühe saiakese ja seda glükoosi on juba tohutult palju. Nii veresuhkur käib üles-alla või lapsed kui sa lähed täna kuskile välja, siis sul on nagu kahel pool jooksevad sellised värvilised riiulid, et lapsed isegi ei oska sealt poest mitte midagi tervislikku osta, sest seal need valikud on ainult kommid ja krõpsud ja saiakesed. Ja kui laps sööb ikkagi 3 korda päevas sellist kiiret süsivesikut ja veresuhkur käib, siis seal on otsene seos on see, et veresuhkru selline kõikumine tekitab lastes käitumisprobleeme. Kommid, jäätised, krõpsud. Ja täna on päris levinud see, et lapsed on koolis hästi ärevad, nad ei saa enam õppimisega hakkama. Et siis ei ole siin nagu teema, et proovida kohe antidepressante või panna mingi diagnoos. Vaid kõigepealt tuleb see suhkur maha võtta menüüst ja vaadata, et mis siis saab. Et see veresuhkru kõikumine on siis otseselt seoses väsimus, ärritavus, masenduvus, agressiivsus, väheneb võime oma impulsse kontrollida, käitumisprobleemid . Et samamoodi migreeni peavaludest natuke siia alla käivad, et kindlasti tasuks katsetada siis seda veresuhkru tasakaalustavat dieeti, mis on jälle lihtsalt tervislik toitumine. Et mis on toitumisteraapias, põhimõtteliselt iga kliendiga teeme seda, et vaatame ka, alati vaatame selle veresuhkru teema üle. Ja et need veresuhkru ja aju seosed, mõned siin juba mainisingi ära, et just kui see veresuhkur läheb nüüd hästi alla, siis on see selline oluline nagu hetk, kus tekib see võimalus depressiooniks, et kui ta kogu aeg käibki niimoodi üles-alla selle tänapäevase menüüga, et siis aju funktsioneerimise häired . Ja siis me ihkame neid kiireid süsivesikuid sellepärast, et ajul on üldiselt olemas selline 10 minuti glükoosivaru ja siis tuleb näiteks, võtad kohvi, justkui vabastab korra seda talletatud suhkrut. Nii. Ja keha saab justkui nagu kätte midagi, aga see kiiresti vajub ära ja siis tekib see ring, et nüüd tahaks veel midagi, siis võtab mingi šokolaadijampsu, siis läheb jälle ülesse veresuhkur alla, siis tahaks jälle midagi, et siis satud nagu sellesse ringi. Nii, suhkrurohke dieet on et otsene seos selline aju, selline mälu, osa põletik, mäluhäired, depressioon, ärevus, peavalud, silmanägemise hägustumine, vaimne segadus, et ongi, et mida rohkem suhkrut, seda suurem risk depressioonile ning tõenäosus saada mõni selline vaimse häire diagnoos. Et kellel on, siis on esimene asi, soovitan vaadata üle see suhkrusisaldus seal toidus, aga see ei ole ainult lisatud suhkur, et see on täpselt see looduslik suhkur ka, mis me saame makaronidest, saiast ja igasugustest töödeldud toitudest. Ja mis see päriselt tähendab, see suhkruvaba dieet, et siis võiks koos spetsialistiga selle üle vaadata. Et kofeiin ja nikotiin on kohvis ja suitsus, siis mõlemad lõhustavad nii-öelda kehas sellist talletatud suhkrut nii-öelda ja tõstavad selle veresuhkru taseme kõrgeks, kuigi nendel endal ei ole, glükoosi sees, aga nad nii-öelda annavad sellise efekti nagu süüa sellist suure, kõrge glükeemilise koormusega toitu. Nii. Ja siis selle järel siis keha vajab jälle rohkem neid stimulante ja rohkem oled selles rattas. Ja järjest rohkem on seda niimoodi raske kontrollida. Ja alkohol käitub samamoodi siis veresuhkruga. Et eriti tundlikud on siis sellele veresuhkru sellisele kiirele langusele ja tõusule lapsed. Ja mida see tänapäeva ikkagi see toitumine siis nii-öelda soodustab. Ja kui vaadata ringi, kui ma vaatan oma kliente, siis on hästi palju millegipärast viimasel ajal neid
selliseid ärevuse probleeme, peavalusid, eks ole, stressi, et selle suhkru puhul saaks siin palju aidata. Ja siis on teine teema on veel need sünteetilised suhkrud. No näiteks võtame aspartam, mis on teaduslikult tõestatud, et ta mõjutab ajutegevust, tekitab väsimust, migreeni käitumisprobleeme, unehäireid. Nii. Ja kus ta sisaldub, on kõikides nii-öelda tava närimiskummides, päris mitmetes köhateedes, kurgupastillides, köharohtudes. Et kui ikkagi lähete omale apteegist abi otsima, siis väga tuleb jälgida, et seal ei oleks sees sünteetilisi suhkruid. Laste omades enamasti ei ole, aga ma vaatasin läbi enamus täiskasvanute omad, mis mulle kätte sattusid, olid sünteetiliste suhkrutega. Et see ühelt poolt tahad ennast ravida, teiselt poolt annad omale sükse laksu, mis siis võib tekitada vaikselt igasuguseid asju kehas. Et suhkru teema on hästi põnev ja siit saab nagu palju kindlasti toetust ärevuse ja depressiooni puhul. Kõik ei pruugi saada, see peab alati meeles pidama. Kõik, mis ma räägin, kuna inimeste kehad on niivõrd erinevad, siis mõni saab ja mõni ei saa. No loomulikult saab, kui sa ikka 3 korda päevas magusat sööd, siis sa saad kindlasti toetust, kui sa selle ära jätad. Aga see ärajätmine on ka raske protsess, ja siis tuleb see nii-öelda võõrutusnähud, et kuidas nendega hakkama saada, et kas siis ongi, et võtad porgandikapist ja närid selle šokolaadi asemel lihtsalt kilo porgandit ja kuni isu läheb ära või on sul mõni parem nii? Hästi tähtis, hästi võimas ja tugev sisemine otsus tuleb teha. Sellepärast, et tegelikult iga kord, kui sa tahad magusat, siis su keha vajab tegelikult toitu, on ju? Keha vajab tegelikult toitaineid, sellel hetkel küsib, sa annad talle magusat peale. Tuleb lihtsalt omal mõistuse tasandil selgeks teha, et ma pean, ja see läheb päris ruttu, see läheb 10 nädalaga või 10 päevaga. See suhkruga jälle kuidagi hästi kiiresti inimesed on rääkinud. Suhkruga mul ei ole endal kogemus, ma ei ole ise kunagi eriti nagu kommi armastaja olnud. Siis on vedanud, võib ju nii öelda. Aga nad räägivad, et seda saab kiiresti, aga lihtsalt väga tugev sisemine otsus. Laste puhul on muidugi keerulisem, sa pead nende eest otsustama ja kuidagi siis seda korraldama. Aga no ütleme, et nüüd saab selle suhkru asja korda, juba samm paremuse poole. Nüüd siin käis ka varem läbi natuke see uneteema, ehk siis uni on ka tohutult oluline. Esiteks see, mis kell me lähme magama. Võib-olla on keegi kuulnud seda lauset, et viimane Ingli Express läheb kell 11, Ideaalis võiks veel varem jõuda voodisse, sest kõige magusam uneperiood ongi 11-2. Pärast seda on juba see, et see ei ole nii kasulik kehale, et on hea, aga sa ei puhka lõpuni välja, on erinevad eksperdid rääkinud. Siin on nii palju teooriaid, et igatahes soovituslik on minna hiljemat 11 magama. Ja kui on nüüd see, et sul on stress peal, tööl on ülikiire, mingid tähtajad koolis kukuvad või lapsel näed, et tal on nii palju kontrolltöid, et ta ei suuda lihtsalt. Siis on ka taimedest tegelikult palju abi. Ja humal on näiteks üks hea taim või humalakäbid, siis meliss. Meliss on väga mitmete asjade jaoks super. Et kui keegi veel on hädas näiteks huuleherpesega, siis meliss on see, mis tapab neid herpese nii-öelda bakterid, lihtsalt siuke tore kõrval ja sügisesse. Kas jälle selles mõttes, et tead kompressi sinna peale või mismoodi siis? Ikkagi teena, tee on kõigile tuttav, tee on kõige lihtsam variant. Ja eriti, kui me räägime unest, siis tinktuuri ma väga seal ei soovita, et pigem tee või vannina, võib-olla jalavannina. Ja kõige parem viis teed teha ongi nii, et sa võtad ühe teelusikatäie kuivatatud ürti ja siis panedki ta mitte nüüd keevasse vette, vaid sellisesse sooja vette, proovi mitte päris 90 kraadist vett peale valada ja lasedki seista kuskil 15 minutit. Ta tuleb selline mõnus tummine jook ja ta lõdvestab päris kiiresti. Tegelikult ka näiteks pune on siin hea või pärnaõied või kummelit ilmselt teavad kõik. Et see oli praegu küll une juurde toodud, aga täpselt sama on, et kui sul on ka stress päeval näiteks,
teed omale ühe melissitee, sa võid katsetada. Ma usun, et igaüks tunnetab seda, kuidas tuleb selline mõnus rahu sisse. Ja mõnele toimib angervaks ka. Angervaks on üks minu lemmikuid, mida võib täitsa katsetada. Aga kui sa lased liiga kaua seista, siis ta tekib selline mõru maitse ja sa ei taha. Ja no piparmünt on samamoodi, et kui sa lased 10 minutit, 15 minutit seista, ta veel rahustab ja lõdvestab. Kui sa pool tundi lased seista, siis ta on juba ergutav. Taimed on sellised natukene kavalad, et sa pead teadma, kuidas neid kasutada, et üldiselt tee puhul ikkagi maksimum 15 minutit ja siis on juba täiesti hea joomiseks. Aga unetutele siis see klaasitäis melissi teed ennem magamist või? Siis tuleb pissi jäda ju seal peale. No see on natukene raske mure, aga äkki kui sa oledki selline uneprobleemidega, siis nüüd sul tuleb nii hea uni, et sa ei ärka üles. Tihti on see, et me hoiame ennast pinges ja siis me kuuleme igat krõpsu ja krabinat, aga kui me võtame selle pinge maha, siis tegelikult üsna sageli sa magadki hommikuni, sellepärast et sul on unevõlg ja keha ongi üle koormatud. Okay. Mul on siin veel üks selline teema, mis on hästi depressiooniga seotud, on nii-öelda selline rasvade tasakaal menüüs ja eriti siis omega-3, aga kõik need head rasvad meie menüüs, omega-3 ja 6 ja 9, olete võib-olla kuulnud, need võiks olla siis tasakaalus menüüs. Aga võtame rohkem seda omega-3 täna, millest ma tahtsin rääkida, see on ka üks toidulisand, mida ma alati soovitan. Et mis toetab sellist ajutööd, närvisüsteemi efektiivsust, immuunsüsteemi, hormoone toetab, hormoonide tööd tasakaalustab hormonaalsüsteemi. Ja kui on need rasvad meil tasakaalust ära, mis see tähendab üldse? No jällegi see, et kui meie menüü on nagu kreenis rohkem sinna liha ja piima poole või kui me näiteks ei söö üldse liha ja piima, et siis natukene on seda küllastunud rasva ka vaja. Sest et rasvad hästi tähtsad meie ja see paneb sellise soodustatud pinnase depressiooniks meile kehasse nii-öelda. Hormonaalne tasakaalutus, mida siis see rasvade selline pikk tasakaalust väljas olemine või viib ka siis tuju kõikumisteni. See viib suhkruihani, mis siis omakorda, eks ole, tekitab seda tuju kõikumist. Aga nüüd see omega-3 on üks selline suur põletikuvastane ühend meil ja seda me saame rasvasest kalast tegelikult toidus, lõhe, forell ja heeringas. Nii. Kui me nüüd 3 korda nädalas neid ei söö, siis see omega-3 rasvhapete tase veres ei ole kindlasti piisav. See kaitseb meid nii-öelda, võtame kõige lihtsamalt, kaitseb siin viiruste perioodil lihtsalt viiruste eest, sest ta vähendab põletikku. Nii, kaitseb vähi eest, on ju. Ja teisest küljest öeldakse, just tuli raport välja Eestis, et kõik kalad põhimõtteliselt on mürgised, on ju. Et soovitatakse süüa kala maksimaalselt 2 korda nädalas. Aga selleks, et saada see seerumis omega-3 rasvhapete mingisugune tasakaal oleks vaja 3 korda nädalas rasvast kala, on ju. Seepärast see on nagu üks toidulisand, mis meie regioonis inimestel on puudu sellest omega-3 rasvhapest, seda me peame juurde võtma. Nii. Ja keha meil seda omega-3 ei tooda. Ja hästi vajalik on see näiteks laste aju arenguks, on ju, aitab ka sellise õppimisele, kontsentreerumisele, südame, aju, liigeste normaalne töö, nägemine, vererõhk, juuksed, kõik põletiku vastane, valude vastane. Ja siis on depressiooni ja ärevuse ennetamine ja selle vähendamine. Et seda omega-3 on siin uuringud, kus on ikkagi kasutatud omega-3 depressiooni ravis edukalt. Nii, et sellepärast on see tänasesse teemasse tähtis. Ja mida siis nagu toidulisandina võtta? Ja kui palju seda tarbida? Teda saab ka seemnetest ja pähklitest, aga sealt saab teda siis nii-öelda alfa-linoleenhappe kujul. Ja seda peab hakkama keha ümber töötlema siis selliseks vajalikuks omega-3 rasvhappeks, mida keha kasutada saab. Ja siis selle ümbertöötlemise käigus läheb nii palju kaduma, et selle omastatavus taimsest on 5–15. Ja siin tuleb natukene see probleemkoht selle puhul juurde, kui inimene harrastab taimetoitlust.
Aga see on tehtav selles mõttes, et täna on meil lisandid juba selleks puhuks ka. Nii et sellel me rohkem ei peatu, lihtsalt teadmiseks. Ja kui sa nüüd ostad omale omega-3 lisandit, siis seal peal on EPA ja DHA, sellised lühendid. Eikosapentaeenappe ja dokosapentaeenappe on ju. Kui ma nüüd ütlesin ikka õigesti, ma hakkasin viimase puhul kahtlema. Ja neid kokku siis seal taga on kirjas niimoodi, et ühte on 670 milligrammi, teist on 445 milligrammi näiteks erinevates toodetes erinevalt, aga ta võiks olla kokku nagu umbes 1000 on ju. Nii, et seda peaks vaatama purgi pealt. Ja ta võiks olla siis triiglütseriidide vormis, see peab ka olema sinna peale kirjutatud. Et kui ta on mingis muus vormis, et siis ta ei ole nii hästi omastatav. Ja võib-olla olete kuulnud ka, et siin mõõdetakse, või kirjutatud on ja mõõdetakse seda omega-6 ja omega-3 rasvhapete omavahelist suhet verest. Et see võiks olla siis omega-6 ja 3 vaheline suhe umbes 2:1 oleks selline ideaalne. Et ma ise tegin endale katsetust, ma ükskord sõin siis 3 kuud järjest rasvast kala 3 korda nädalas. Ja siis ma sain 4:1 sain selle, ma tegin pärast testi. Aga ideaalne ta on 2:1 ja siis ma ise võtan ka seda juurde, seda lisandit ikkagi. Aga juurde võiks võtta esialgu teha vähemalt selline 3-6 kuuline kuur, et vereseerumist siis mingisugune tase nagu saavutada ja ka et see seal nagu ka toimiks. Aga siis kindlasti mitte seda võtta järjest kogu aeg aastaid ja aastaid, mida ka võidakse soovitada, vaid ikkagi teha omale vahed sisse ja see toidulisanditega on üldse niimoodi, et ega keegi tegelikult ei tea, kui palju sul täpselt seda vaja on, mitte ükski toidulisandi maaletooja ei saa öelda, et seda sa pead kindlasti võtma niimoodi ja niimoodi on ju. Et tuleb võtta siis omalt, ma ei tea, sellise spetsialisti käest küsida, kes seda toidulisandite asja on korralikult omale õppinud, et toitumisterapeudi käest saab ka küsida, kas ta oskab toidulisandit soovitada või ei oska. Täna saab Google'ist igalt poolt ka lugeda kõike, aga need ei pruugi olla sellised päris adekvaatsed soovitused tihti, et see peab hästi ise läbi mõtlema ja ikkagi arutama spetsialistiga, et mida sul reaalselt vaja on. Kuigi omega-3 puhul ja D-vitamiini puhul võib öelda, et neid võib ikkagi kogu aeg võtta. Aga mis veel uuringud on välja tulnud? Uuringutest on välja tulnud selle omega-3 kohta, et ikkagi füüsilise agressiooni taseme ja impulsiivsuse oluline langus alandab depressiooni näitajaid, suitsiidsust ja tajutava stressi sellist igapäevast taset. Et kui nüüd ühes uuringus õpilastele anti, ma ütlesin, et seal selle purgi peal on kirjas EPA ja DHA, siis need on need 2 komponenti, need erinevad rasvhapped seal omega-3 sees, et kui anti õpilastele DHA annuseid suuremaid, siis õpilased olid rahulikumad, agressiivsus vähenes, vaenulikkus vähenes. Ja ma enne mainisin juba, et ta on ikkagi selline efektiivne vahend depressiooniga seotud selliste häirete ravis ka. Aga natuke lihtsalt nendest toidulisanditest veel, et paljude nende lisandite juures on välja toodud näiteks B-grupi vitamiinid. On otsene nagu seos, et nad vähendavad ärevust ja depressiooni on ju. Samas me ei saa öelda, et nüüd iga ärevuse ja depressiooniga inimene läheb ja ostku nüüd kohe poest omale B-grupi vitamiinid on ja hakaku võtma. Võib-olla tal ei ole neid vaja, et me peaksime ikkagi tegema sellise suurema toitumisteraapias sellise anamneesi, vaatama menüüd, mõtlema, et mida ta reaalselt vaja on, võib-olla tegema vereproovi. Näiteks sellepärast ongi nende toidulisanditega see oht, et näiteks kõrges doosis, kui sa B6 võtad, see võib põhjustada närvikahjustusi, valgustundlikkust, maksakahjustust. Kõrges doosis B3 võib esile kutsuda oksendamist, veresuhkrutaseme kõrgenemist, nahapunetust, maksakahjustust. Et see ongi see, et esimesena ei ole mõtet hakata võtma ühtegi toidulisandit
kõigepealt tuleb kehale anda toit, anda see materjal, millest keha saab oma tervise üles ehitada. Ja siis, kui meil on see paigas, siis me vaatame nüüd, et mis toidulisandid sinna juurde võib-olla võiks vaja minna. Samamoodi magneesiumi puudus näiteks, mis magneesium muide on ka vajalik serotoniini tootmiseks, on ju. Magneesiumi puuduse sümptomid, tuju langus, ärevus, uneprobleemid, on ju. Et noh, väga paljudel vitamiinidel on, et võivad puudused anda neid sümptomeid, aga me peame ikkagi vaatama seda suurt pilti inimesest ja panema talle baastoitumise alla, et keha saaks ennast ise ennem tervendada ja siis pärast alles toidulisandid peale. Kõik. Kusjuures meeldib mõelda seda, et taim ongi nagu esmane kõige turvalisem toidulisand, mis tuleb peale toitu, on ju. Sest kõrvalmõjusid praktiliselt ei ole. Loomulikult, kui sa tarbid terve aasta ainult ühte taime, lõpuks ta võib sulle mõjuda, on ju. Aga ta on ikkagi kõige leebem variant. Ja siinkohal ma soovitan ka, et kui sa teed süüa, siis avasta enda jaoks taimed maitseainetena. No näiteks basiilik, on ju, pune sai korra mainitud, et see ei pea olema ainult teena, et kui sa paned toidu hulka, siis samamoodi rahustab närvisüsteemi, on ju, võtab seda ärevust alla, sööd selle sisse, sa ei pea lihtsalt isegi mõtlema, et nüüd ma midagi tarvitan, mis teeb mul olemise heaks, on ju. Sa näed söömise käigus, et tegelikult su keha reageerib, on ju. Ja võib-olla tooksin välja ka selle nii-öelda kirsi, mille ma siia lõppu jätsin, et kui nüüd on tegemist nagu päris tugeva depressiooniga, kuidas me siis saame taimedest kasu, on ju. Et alustame sellest, et me proovime uni korda saada, võib-olla naistepuna, aga kui sa näed, et siin on nagu kiiresti vaja tegutseda, siis on veiste südamerohi üks väga-väga asjalik taim. Sa võid teda guugeldada. Ta ei ole nii levinud ja teda ei ole nii lihtne kirjeldada, aga teda kasutatakse hästi tihti ka südame-veresoonkonna haiguste raviks. Aga depressiooni korral on nähtud ka väga-väga häid tulemusi ja siis kas teena, on ju, või siis isegi tinktuurina. Tinktuur tähendab siis seda, et sa võtad ühe osa kuivatatud taime, paned 5 osa alkoholi, siis ta seisab sul seal pudelis pimedas 4 nädalat, vahepeal loksutad, siis sa kurnad ära selle taime sealt sees, sul jääbki ainult see alkohol, on ju. Siis sa leiad endale sellise pudeli, kus on pipett otsas, et sa saad neid väikseid tilgakesi kasutada. Tinktuur ei tähenda seda, et me nüüd iga päev võtame viinapitsiga endale alkoholi sisse. Ei, me võtame mõned tilgad, selline 10-20 tilka korraga. Uuringud on tehtud nii, et on 3 korda päevas võetud ja täiesti pika aja vältel. Sa võid teha pausid ja testida sellega seda, et kas depressioon on läinud ära või ta tuleb tagasi, mis kujul ta tuleb tagasi, kas ta tuleb kergemalt tagasi ja jätkata siis selle kuuriga. Ja tegelikult on väga palju näiteid sellest, et saab ka nii depressiooni maha võtta, on ju. Aga jällegi, toitumine juurde, õlid juurde, rasvad juurde, on ju, kõik see on üks tervik. Lihtsalt ma tahaks ise ka, et inimesed pöörduks taimede poole rohkem ennem seda, kui nad lähevad apteeki. Mu lemmik näide on siin see, et apteeki minnes see tablett, mis sisse süüakse, on nagu taksojuht, on ju, võtab su keha üle, annab kõrvalnähud juurde, jääbki sinu organismi juhtima, samal ajal kui ükskõik mis taime sa võtad, taim õpetab su organismi ise tootma erinevaid aineid, mis su kehal on vaja, ehk siis ta on nagu sõiduõpetaja ja ühel hetkel sul ei ole seda taime enam vaja, su keha suudab ise toimida. Lihtsalt see aeg võib olla pikk. Me räägime siin paarist nädalast kuni reaalselt mitme kuuni. Peab olema meel tugev, et sa lähed seda teed, et sa oled valmis katsetama versus see, et sa võtad selle kiire depressandi, on ju, ja samal ajal peab olema ka tugivõrgustik, et see inimene, kellel on see mure, et teda jälgitakse ja ta saab toetust, on ju, et ei ole ainult nii, et viskad talle veiste südamerahu ette ja ütled, et kuule, ole nüüd oma murega üksi, on ju, et see ka päris niimoodi ei toimi. Vot nii. Ma tahtsin paar lauset veel, meil on päris palju aega, oleme juba rääkinud. Aga selles mõttes rääkida, et soolestik on hästi seotud ajuga. Ja ükskõik, mis soolestiku probleemid on ju. See võib omakorda ükskõik, kas seal soolestikus on mingisugused
põletikud, valud, puhitused, on inimesel äkki söömishäired. See kõik võib, see kõik on nagu ajuga niivõrd seotud, et seal toodetakse mingisuguseid aineid soolestikus selle nii-öelda protsessi tulemusena, mis viibki psüühiliste probleemide tekkimiseni või vastupidi, on ju, antibiootikumid, keskkondlikud faktorid. Soolestikus toodetakse mingisuguseid aineid, mis mõjutab kesknärvisüsteemi, see kõik on hästi seotud, et lihtsalt kui teil on keegi tuttav või kuidagi endal on mingid, ütleme, ärevuse, depressiooni teemad, aga samal ajal on ka soolestikus mingisugused teemad, et siis kindlasti ei tohiks niimoodi olla, et võtta seda antidepressanti, on ju, ja jätta need nii-öelda soolestiku probleemid käsitlemata, sest võib-olla ongi vaja lihtsalt see kõht korda teha. Ja kui seal kõhus ei ole mingisuguseid diagnoositud raskeid soolepõletikke või muid, ütleme, kroonilisi selliseid suuremaid teemasid, siis me toitumisteraapias saame üsna kiiresti sellele ikkagi lahenduse. Krooniliste haiguste puhul me saame ka hästi palju toitumisteraapiaga toetada seda kulgu. Et kindlasti tuleb siis tegeleda, sest võib-olla see nii-öelda depressioon või ärevus ongi põhjustatud sellest, et inimestel on lihtsalt soolestik niivõrd korrast ära ja see tekitab seda tuju samamoodi kõige selle magamatusega ja nii edasi, et konkreetsed need seosed, mis on, et ütleme siin käitumisprobleemid on ja seal võivad lastel näiteks, seal võivad olla mingid teatud toidukomponendid, mis lihtsalt ei lahustu, ei imendu, ei lõhustu soolestikus, on tekkinud mingid probleemid, need mõjutavad seda mikrofloorat, seda soolestikus, neid elavaid häid baktereid on ja need mõjutavadki siis neid neuroloogilisi sümptomeid või skisofreenia puhul on siis päris palju seotud soolestikuga, kus paljud siis sellise skisofreenia puhul, diagnoositud skisofreenia puhul saavad toetust. Et depressiooni puhul on uuringutes välja toodud, et ikkagi see vahemereline dieet siis kaitseb selle depressiooni eest ja lääne tüüpi toitumine siis nii-öelda on seotud suurema depressiooni riskiga. Parkinsoni tõbi otseselt siis ka sellise soole teemadega seotud, et nendel on leitud, et nendel on vähe neid nii-öelda lühikese ahelaga rasvhappeid, nüüd me saame jällegi kiudainetest ja kõik see viib ikkagi meid tagasi selle tervisliku toitumise juurde. Et kui me sööme ikkagi valgest rafineeritust nisujahu saiakesi päris palju, siis me ikkagi halvame oma soolestikku korralikult ja mille tulemus võib olla ka siin ärevus, depressioon, et see on ka üks teema, millega alati arvestada, mida tähele panna selle juures, aga just, et see toitumine on see üks osa, suur töö on muidugi enda selle vaimsete teemade ja igasuguste mustrite ja kõigega, et millega peaks ka siis kogu aeg samal ajal tegelema. Ja liikumine kindlasti ka, et ei ole üldse see, et pead joogas käima, aga isegi kui sa käid iga päev näiteks pool tundi jalutamas, see teeb su tervisele väga palju head. Lihtsalt see, et sa võtad selle aja, sa lähed jalutad ja siis teed edasi, mis iganes sul parasjagu vaja teha on. Äkki on küsimusi? Ja kui on küsimusi, siis chati võid kirjutada. Võib küsida ka kohe praegu. Ei ole. Eestlane on tagasihoidlik. Kirjutada. Aga pärast võib meile ka saata küsimusi. Ja, kindlasti võib. Ja meil ju on ka eripakkumised. Triinule saab siis otse kirjutada, kui sa tahad minna konsultatsioonile, saad erihinna 35 eurot on see, muidu on 55, eks. Ja pühapäeva õhtuni kehtib. Ütlesin õigesti. See on nii kahtlas, et muigasid mõtlesin, mis ma valesti ütlesin. Ja, ei, kõik on õige. Ja kui sa oled herbaseni tegemistega kursis, siis mina harrastan väga tugevalt Eesti ravimtaimi nahahoolduses. Ehk siis, kui sul on huvi, siis herbasen.eu e-poest saad hoolin endast koodiga soodsamalt ka kuni pühapäevani. Üks küsimus.
ja ma juba nägin kandida kohta, et kui Mhm. kandida on kehas, siis tekib suhkruisu. Et kandida, tema toitub ja suhkrust. See kandida puhul peaks tegema sellise korraliku nii-öelda kuuri, aga esimene asi võiks võtta suhkrut kohe nulli, sest et suhkrust ta toitub ja suhkur aitab teda nii-öelda kasvatada suuremaks. Suhkur täiesti nulli, see tähendab ka alkohol, see tähendab selles mõttes igasugused makaronid, saiakesed, isegi magusad puuviljad, ütleme banaan, viinamari, sellised, et seal peaks sellise korraliku kuuri tegema. Ja tegelikult me rääkisime kandidast ka eelmises laivis. Ma saadan nüüd, kui ma saadan lindistuse teile, ma saadan ka eelmiste laivide lingid, et siis kellel on huvi, saab need ka läbi vaadata. Kas on veel küsimusi, mõtteid? Vist mitte. Suur tänu siis kuulamast. Suur tänu kuulamast ja loodetavasti näeme teid järgmisel kuul, kui meil tuleb järgmine teema. Plaanis on siis võtta erinevad elundkonnad läbi. Üks küsimus on veel see üks küsimus tuli veel huuleherpese kohta. Et ühesõnaga, et üldse et iga see viirus, mis seal kehas nagu liigutab ennast, on ju, et see suhkur peaks tegelikult ka iga täiesti terve inimene võtma nulli, on, sest meil füsioloogiliselt ei ole mitte mingisugust suhkrut üldse vaja kehale. See tekitab ainult põletikku ja igasugust jama. Aga herpese puhul, otseselt on nagu selline esimene, selles mõttes tervislik toitumine ja, aga herpese puhul oli veel, vaata, sina rääkisid ühest taimest, on ju, aga siis on lüsiini tabletid, mis kindlasti võiks proovida. Kuskilt looduspoest võtta lüsiini tablette ja neid siis seal purgi peal, nüüd ei ole otseselt kirjas, et need on herpese jaoks, aga siis võtta kohe neid, kas oli mingi 5-6 tükki päevas ja ta peaks 1,5 päevaga, kellele ta nüüd mõjub, mõnedele mõjub jube hästi, paljud on abi saanud. Et kui ta, lüsiin, et kui ta mõjub, siis ta 1,5 päevaga peaks võtma selle ägenemise maha. vianaturale.ee näiteks, seal on see hea lüsiini tabletid, aga apteegis on ka. Ma ei ole ise apteegist vaadanud lihtsalt, aga lihtsalt vaata, et seal sees ei oleks mingisuguseid lisaaineid, on ju, mingisuguseid ebavajalikke, et selline puhas toode leia. Väga hea. Okei, tšau. Aga siis mõnusat õhtut ja järgmiste kohtumisteni. Ja, nägemist.